kohe kindlasti kustuta ära. Anna meile kiiresti. Viska see jupp. Pane siia. Ma sain pusle kokku. Redeliga. Tere tulemast vaatama noorte teadusvõistlust Rakett Junior. Oleme jõudnud oma viimase veerandfinaalini ja kõigest tunni aja pärast saamegi teada, kes neist 4 võistkonnast kindlustab endale koha poolfinaalis. Sel hooajal registreerus Rakett Juniori võistlusele 138 kooli üle kogu Eesti. Saatesse pääsemiseks pidid võistkonnad näitama oma nutikust maakondlikes eelvoorudes. Veerandfinaalidesse pääsesid 16 parimat. 1 igast maakonnast ja lisaks 1 Tallinna kool. 16 veerandfinalistist pääseb edasi poolfinaalidesse vaid 4 kooli. Täna astuvad võistlustulle Vinni Pajusti gümnaasium Lääne-Virumaalt, Taebla kool Läänemaalt, Peetri lasteaed põhikool Harjumaalt ja Türi põhikool Järvamaalt. Teid ootab ees 3 väga põnevat ülesannet, kus paneme proovile teie teadmised, teie nutikuse ja muidugi teie tiimitöö. Võistlejaid ootab ees loodusteadmisi testiv teatejooks Taimepark, Eesti ajalooradadel rändav kroonipusle ja elulist nutikust testiv tuleohtlik tuba. Ja teid aitab hinnata kohtunike kogu eesotsas peakohtunik Rasmusega. Tere, Rasmus! Tere, Kristel! Räägi, mis on hea tiimitöö võti? Rääkige omavahel, kuulake üksteist, usaldage oma võistkonna liikmeid. Ma arvan, et need on väga head soovitused ja teie nägudest on juba näha, et teil on need asjad juba ammu teada. Kas vastab tõele? Jaa! Kas te olete valmis? Jaa! Siis alustame! Enne esimest ülesannet ajan juttu meie tänaste võistlejatega ja palun endale maailma asju selgitada. Tere tervist, 3 nutikat Eestimaa poega. Mitu planeeti meil päikesesüsteemis on? 8. 3, 4. Kuur, Veenus, Maa, Mars, Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun. Kumb on raskem? Kas kilo rauda või kilo sulgi? Need on mõlemad sama rasked. Need on mõlemad sama rasked, sest mõlemad on 1 kilo. Kas teie oskate mulle öelda, kas mõni asi on eestlaste poolt ka leiutatud? Äkki selle Barsi kulguri, mis teestlased tegid selle mingi kuubiku, mis seal Barsi peal ringi käib. Mingi kuubik justkui nagu oli tõesti, mille eestlased kosmosesse saatsid. Jah. Est-Cube. Jah, Est-Cube. Kas te olete oma silmaga mõnda taevakeha näinud? Kui ma olin isa juures, siis ma nägin linnuteed. Ma olen näinud tähtkujusid ja nagu näiteks suurt vankrit ja väikest vankrit ja põhjanaela. Mõni nädal tagasi ma nägin nagu, mulle tundus, et see oli nagu lange täht, et see oli jube lahe, et mingi nagu asi nagu kukkus alla suure pika nagu niisuguse nagu põleva joonega, mis oli hästi lahe vaadata, aga muidugi ta läks hästi kiirelt mööda. Head võistlejad, kas te olete oma esimeseks ülesandeks valmis? Jaa! Väga hea. Keskus hakkab rajama endale maja ette parki. Selleks on nad endale kohale tellinud väga paljusid erinevate taimede istikuid. Aga transpordil juhtus selline tobe lugu, et kõik taimed kaotasid oma nimesildid ära. Teil tuleb joosta elusaali, numbriga märgitud taimed ära tunda ja need tahvelarvutisse kirjutada. Võistlus toimub teatejooksuna. Iga õigesti määratud taim annab teile 1 punkti. Teil on selle ülesande eest võimalik kokku teenida 9 punkti. Teil on ülesande lahendamiseks aega kokku 10 minutit. Kas olete valmis? Jaa! 3, 2, 1, läks! Eelmises veerandfinaalis pidid noored botaanikud samuti taimi tundma, aga seekord on parki istutamiseks valitud uued taimed. Need on vaher, mänd, kirsipuu, sirel
aloe, sõnajalg, rosmariin, sidrunhein ja lavendel. Seal oli vahtrapuu nagu... Mis number? Issand jumal küll. Ei ole hullu, õnneks on võistluses alguses ja ettele jõuab vahtra numbri üle vaadata. Vähemalt on nad puuliigi õigesti ära määranud. Mis number seal oli? 1. Ma ei tea, on see äkki tamma. Vaher. Vahralehed olid seal. Vaher. Oli vaher. Vaher. Ja tõepoolest, number 1 taga peidab end vaher. Sügisel paistab vaher juba kaugelt silma oma värvikirevate lehtede tõttu. Vaher on üks peamisi puite, millest tehakse ka viiuleid. Ka värske juhilubade omaniku autolt võib leida rohelise vahtralehe. Kas on lihtne ülesanne? Me teame 3, aga kaeleid ja numbrit. Selle ülesandega saab teada, et me ei ole bioloogiaspetsialistid. Mis ette tuleb? Midagi leidsid. Väga õige. Mänd on Eesti kõige levinum puu. Männi okkad sisaldavad looduslikke õlisid, mis aitavad puul talvekülma ja kuivust taluda. Kusjuures Ootsipalu orus kasvav mänd on nii Eesti kõige kõrgem puu kui ka maailma kõige kõrgem harilik mänd. Aloe vera. Kirjuta ruttu. 5 on tõesti aloe vera ehk harilik aloe. Pärit on see taim Põhja-Aafrika ja Aasia kuiva ja sooja kliimaga piirkondadest. Juba 1000 aastaid on kasutatud aloe keeli nahahoolduses, põletuse raviks ja mujal meditsiinis. Eestis on aloe levinud toataim. Neid tüdrukud, kuidas teil läheb? Hästi. Läheb hästi. Tunnete ära päris palju juba, ma vaatan teile hea arvu. Seal on ikka võõraikad ees. Nii raske. Kirjutab. Ei ole hullu. Vaadake kõigepealt teised ära, siis hakkake omavahel arutama, mis teile tundub, eks ole? Teised? Jah. Pean küsima. Rohkem enesekindlust, noored. Nii vaher kui ka mänd on ju täiesti õiged. Mul ei tule midagi. Ma ei ole taimes juba. Ma olen proovin. Pisut puudame. Pistab. Mul täiega pistab. Millise sa võtsid? Ei tule seda. Mille sa võtsid? Raulil on õigus, et aega kõige mõistlikumalt ära kasutada, tuleks pidevalt omavahel suhelda, et teada, millise taime eelmine tiimiliige taimemetsast ära tundis. Siis on sõnajalg. Sest ei ole aru saada. On küll. Ei ole küll. Number 6 on tõepoolest sõnajalg. Sõnajalg taimed on üks vanimaid maismaa taimede hõimkondi meie planeedil. Nad olid olemas juba dinosauruste ajal. Sõnajalgade eosed on väga vastupidavad ja taluvad isegi intensiivset radioaktiivset kiirgust. Kuid jaaniõhtul võid sõnajalaid otsima jäädagi, sest sõnajalad ei kasvata öisi. Emili, rohelised rohukõrred. Mis sa arvad, mis see oli? Ma ei tea, millised. Need mingid rohelised pikad. Tundmatu rohukõrre näol on tegemist sidrunheinaga. Seda kasutatakse toidu, tee ja aromaatsete õlide valmistamiseks. Sidrunhein lõhnab nagu pehmem ja magusam sidrun. Sidrunheinaõli kasutatakse aga mesilassülemite kohale meelitamiseks. Mis numbrid olid petised? See kustutab. Mis 9 oli? 9 oli mingi teine lill üldse. Seal olidki petised, et mõned olid ilma numbrid. Paraku nii on. Taimepargis on ka istikuid, millel numbreid küljes ei ole ja nende äratundmine selles ülesandes võistlejatele punkte ei too. Ja siis 3 olid mingid õitsevad, mingid oksad. Mis need on? Ma ei tea. Ma arvan, et see on Pärn. Ma arvan, et see on Pärn. Rütta see. Las see praegu jääb. Õitsevad oksad on hoopis kirsipuul. Kirsipuu alustab õitsemist juba varakevadel, kui keskmine temperatuur on 10 kraadi või rohkem. Ilusaid õisi saab kahjuks nautida vaid 6–10 päeva. Teil on aega veel 3 minutit. Mis number? Mis? Kuidas sa ära unustasid?
ülesanne on lõpusirgel ja vead on kerged tulema. Ma ei vaata taimeid nii palju päriselt. Mina ka mitte. Ma arvan, meil on nagu kui palju 1, 2, 3, 4, 5, natuke üle poole. Ja seal tuleb ette. 7 ja 8 on vaja, meil on vaja 7 ja 8. See sinine tundus mega tuttav. Mis? See sinine. Ja see lavender. Tublid tüdrukud! Lavendlit kasutatakse aromaatsetes õlides, toidu valmistamisel ja ilutööstuses. Lavendel on rahustava ja stressi leevendava toimega. See on ka looduslik sääsetõrjevahend. Ma lähen pärast kontrollin veel üle. Väga hea, et su vanava teeb botaanikat. Tule ruttu rahule. Ei, vähemalt kui vale ära on, siis meil on lihtsalt 0 punkt. Ei võeta punkte. Viimane minut. Ma kirjutan siia ka aloe vera. Miks sa sinna aloe vera? No ma arvan, et see võib olla... Ei ole. Ei ole aloe, ei ole kohe kindlasti kustuta ära. Oota, Seda miinuspunkti. Sa tead või? Ei tea. Ei tea, sa ei tea. Ma panin siia ka aloe vera, juhul kui üks neist 2. Ei, see ei ole. 8 ei ole. See on okei, kui meil 2 ei ole. Ei, aga nagu meil panime teised ka võib-olla valesti. Ma kirjutan Peeter seal. Meil on veel 2 võimalust. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stopp! Lõpetage lahendamine. Kas valed vastused ikkagi annavad miinuspunkte ja kui palju keegi taime õigesti määrata oskas, selgub pärast pausi. Ahaa keskuses on käimas Rakett Juniori viimane veerandfinaal. Noored püüdsid esimeses ülesandes määrata ära võimalikult palju taimi. Kuidas neil läks? Ma käin looduses on ju kõndimas, aga ma ei märka, mis taimed seal on. Mul on täpselt sama asi. Ma olen nagu tead, aga tegelikult ei tea, eks ju. Teil on tegelikult päris palju variante. Mõned punktid ikka tulevad, see on alles esimene ülesanne. Vähemalt 1 tuleb. Jah. Vinni Pajusti gümnaasium nimetas õigesti 3 taime. Ka mänd oli ju tegelikult õige, kuid see oleks pidanud olema kirjutatud number 2 taha. Veel ei tulnud neil meelde kirsipuu, sirel, rosmariin, sidrunhein ja lavendel. 3 punkti on ikka parem kui 0 punkti. Jah, 3 kohta seadus. Taebla kool tundis tõesti samuti ära 3 taime. Neile osutusid komistuskiviks kirsipuu, aaloe, sõnajalg, rosmariin, sidrunhein ja lavendel. Ainult 1 on ju puudu. Aga kuigi 7 on täiesti võib-olla seda. Kindel? Ma panime lihtsalt kiiresti. Parem huupi pakkuda, kui üldse tühjaks jätta. 8 oli ka mingisugune pojeng paneb. Peetri lasteaed põhikool tundis ära lausa 6 taime. Valesti läksid vaid kirsipuu, rosmariin ja sidrunhein, mille lahtri nad tühjaks jätsid. Aga teil on ainult 2 puudu ju. Ja, aga enamusid see on 1 punktides puudu. Ja need olid nii lihtsad, me lihtsalt ei tulnud meelde. Türi põhikooli poistel ei tulnud meelde rosmariin ja sidrunhein, kuid kõik ülejäänud olid neil õigesti nimetatud. Türi põhikool tundsite ära 7 taime ja saate selle eest 7 punkti. Palju õnne, võitsite selle ülesande. Võistlejad, aeg on teiseks ülesandeks. Kuni 2011. aastani olid Eestis käibel Eesti kroonid, mida kaunistasid Eestile tähtsad inimesed, kohad ja sümbolid. Teie teine ülesanne on kroonipusle. Teil tuleb kokku panna Eesti kroonid, mille summa võrdub mikroskoobi hinnaga. Ülesande lahendamiseks on teil aega 10 minutit. Võistlus käib aja peale. Esimene koht saab 8, teine 6, kolmas 4 ja 4. koht 2 punkti. Mikroskoobi hind on 40 eurot. Kui te olete valmis, siis 3, 2, 1, läks! Sa saad arvutada, ma lähen kirjutan. Kroonides hinna arvutamiseks on võistlejatel teada Eesti krooni kurss. 1 euro võrdub 15,65 krooniga. See on siis 600...
626. Ja nüüd tuleb kroonides õige summa kokku kombineerida. 1, see on siis 600. Siis 26, see on siis see tähendab, et 25 tuleb 1. Jah. Ja siis seda tuleb 1. Nii, mis oli 500? 500 siin. Nii, võtame kõik erinevad. Võta 25. Ta võtab 500, mina võtan 100. Tüdrukute tiimil on hea hoog sees. Arvutused on tehtud ja vajalikud kupüürid välja valitud. Nüüd jääb üle vaid õigeid tükid kokku panna. Ettel paneb kokku 500 kroonist, mis on kõige suurema vääringuga Eesti krooni kupüür. Kupüüri esiküljelt leiab Karl Robert Jakobsoni, kes oli Eesti ärkamisaja üks tähtsamaid ühiskonnategelasi. Ta oli pedagoog, kirjanik ja Viljandimaa ajalehe Sakala asutaja. Said vä? Saanud. Kuna meie võistlejad on sündinud juba euro käibeloleku ajal ja pole kroonidega oma elus kokku puutunud, on tahvlil ka pisikesed spikrid sellest, millised Eesti kroonid välja nägid. Nii, ma võtan 9. Ühe kroonise pangatähe esiküljel on Kristjan Raud, kes oli maalikunstnik ning haridus- ja muuseumi tegelane. Kõik valmis on ju? Ja oota, tule mulle appi siis. Mis on valmis? 500, Ettel on valmis. Okei, 100 on valmis. 25 on valmis. Ja siis 5 ja 5 pole vaja. Tule, mul on viimane. 1 ja Ettel ma tulen appi. Tüdrukud näitavad head tiimitööd ja on ülesande lõpetamisele juba väga lähedal. Oota, mis pusle ma veel kokku panen? Mitte see, mis mul on praegu. Ja paneme selle siis. Nii. See osa. Nii, ja nüüd viimane osa. Ja. Okei, oota, vaatame üle. Nii. 106, see on siis 626. Valmis. Peetri lasteaed põhikool. Te lahendasite ülesande õigesti, ajaga 5 minutit ja 3 sekundit. Palju õnne! Vägev tulemus! Kohe näeme, kas teised võistkonnad suudavad tüdrukute tiimist kiiremad olla. 40 euro, kuidas sa tead, kui palju 40 euri? Sa võtsid mingi suva, seda kokku panema. Kuigi Raul tahaks juba puslet kokku panema hakata, otsustavad poisid alustuseks ikkagi arvutused teha. 40. See on umbes 1,50. 40 korda, mis see on? 626. Mis see 626 on? 626. Me saame panna. Kus on 100 krooni? Nüüd 500. 500, see on 500. 100. 25 ühele. Loogika. Poistel on plaan paigas ja nüüd tuleb kibekiirelt puslet kokku pusida. Oota, nii, pidage meeles, rahatähed. Ja Koidula. Kirmol on õigus. 100 kroonise esiküljelt leiame Liidia Koidula. Koidula oli luuletaja, jutu- ja näitekirjanik ja rahvusliku liikumise sümbolkuju. Juba noorelt asus ta isa kõrval tööle ajalehtede Perno Postimees ja Eesti Postimees juures, saades nii praktiliselt Eesti esimeseks naisajakirjanikuks. Nii, mina saan alumise pildi varsti kokku. Kus on vapilõvid? Raul sai 500 krooni pusle kokku ja asub 25 kroonise kallale. 25 kroonise esiküljel on kirjanik Anton Hansen Tammsaare ja tagaküljel tema teosest Tõde ja õigus tuntud Vargamäe. Kus see mehe nägu on? Ei ole. Ei, see Tegelikult oli Rasmusel käes õige tükk, aga see tuleks lihtsalt teistpidi pöörata. Enamus ta näost on kadunud, kui teada tähed. Siin ei ole. ei ole. Kus ta nägu on? Otsi! See on ta nägu või? Siis ma panin kõveralt seda siis. Miks pooled jupid Kermo käes on? Ma toon. Saad või? Kermo, tee kiiremini. Kermo, see on sinu tükk. Kermo, su 0 on siin. Ma võtsin kogemata. 0. Kus piks teie jupp on? Kermo, viska see jupp. Anna meile. Kiiresti. Viska see jupp. Valmis. Türi põhikool. Te lahendasite ülesande õigesti 7 minuti ja 7 sekundiga. Palju õnne! Türi põhikooli poisid olid küll tublid, kuid hetkel juhib ajaga 5 minutit ja 3 sekundit Peetri lasteaed põhikool. Nii, vaatame enda jälgida. Vinnipajusti noored teavad, et tark ei torma ja alustavad plaanide tegemisega, kuidas ülesandele läheneda.
kuid alustavad ülesannet ikkagi puslede kokkupanekust. Aga nad ju ei tea, milliseid puslesid üldse kokku tuleks panna. Mikroskoobi hind on 40 €. 40 €. Äkki paneme umbes niimoodi. See on 100 või? Okay, Oota, hakka teist puslet panema. Mis teist puslet? Vaata laua peal. Oota. Ma arvan, et saan hakkama sellega. Koidula. Tegelikult on võistlejad alustanud täitsa õigetest pusledest, kuid kas nad ka arvutades selleni jõuavad? See on lihtsalt puslet, sa pead vaatama äärest sessana. See on kõige lihtsam. Ja me peame arvutama ka. Ja pärast saame. Praegu on puslet. Pärast pole aega. Nii võib juhtuda tõesti. Kui noored tahavad kõik puslet kokku panna, siis ei pruugi neil selleks piisavalt aega olla. Tuletame meelde, et ülesandest saab punkte ainult siis, kui põrandal on koos vaid õiged pusled. 15. Me ei pea kõike kokku panema, see on juba üle 100, mis on nagu... No jah. Natukene liiga palju. Okei, oota. 40 korda see. 40 korda. Oota. 65 korda 40. Täitsa õige arvutus. Kokku tuleb panna pusled, mis annaks 626 krooni. See on juba liiga palju. Võtsin liiga palju. Kus see sul liiga palju? Liiga palju. Aga see näitab, et 500, 100 ja 5, see on liiga palju. Aga see näitab 40 € võrdub mitu krooni. Jah, 1 euro võrdub nii palju. Jah, ja siis ma ei tea, ma arvan, meil on õige ju. See 626 krooni ongi siis see või? Väga õige. Nüüd tuleks 5-kroonine pusle ära võtta ja panna kokku 25 kroonine ja 1 kroonine. Võistlejad, teil on aega veel 3 minutit. Tehki seda ühe oma. Kas ei ole siis lihtsalt see 626 krooni? Kas ei olegi see? Karmen, mine võta see. Mida mina teen? Võta 1 kroonina. Karmen on endiselt tiimikaaslaste arvutuste suhtes skeptiline. Tegelikult tasuks oma tiimi usaldada ja ruttu viimased 2 puslet kokku panna, sest aeg tiksub halastamatult. Me kuki. Mina ütleb paredita, okei. Jaa, aita noh. Kõik pusletükid siin polnud. 30 sekundit. Mis järjel? Kas sa ei oska puslet teha või? Oskan. Vits. See siia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stopp. Lõpetage lahendamine. Viinipajuste gümnaasium. Kahjuks sai teil aeg otsa ja te ei jõudnud enda pusletükke kokku panna. Seda ülesande eest te punkte ei saa. Viimasena asub kroonipuslet lahendama Taebla kool. Kas me teeme igaks enda puslet või? Teeme erinevaid. Ka Taebla kool asub kohe puslesid panema, ilma teadmata, millised rahatähed kokku vaja saada. Kui suurem pusletuhin möödas, tuleb neile meelde, et tegelikult on vaja kokku panna ainult kindlad kupüürid. Kõigepealt me peame arvutama siis mikroskoobi hinna ja siis paneme kokku. 40 €. Korda 15. 15,626. 626. Okei, mis meil siis siin on? 500. 500, kindlalt 20 ja 1. Ei, 5 ei ole vaja teha. Okei, siis teeme 1. 500, 100, siis 25 ja 1. Tublid! Kuigi võistlejad kaotasid 5-kroonise kokkupanekule aega, on nüüd plaan paigas ja tuleb kätele valu anda. Kes esimesena valmis saab, siis ta võtab järgmise. Ma sain pusle kokku. No võta siis ühene, võta ühene. Ei, võta ka ühene. 25 võtta. Noh, tule siia. Meil pole 10 vaja. 10 pole vaja. 25 on viimane. Ja 25. Pange seda kokku. Väga õige. Olgugi, et võistkond alustas ülesannet valesti, jõudsid nad kiirelt õige lahenduseni ja näitavad head tempot ja tiimitööd. See nurk läheb sinna. Pane siia. Valmis. Taebla kool. Lahendasite oma ülesande õigesti ajaga 5 minutit ja 37 sekundit. Taebla kooli noored olid väga tublid, kuid Peetri lasteaed põhikool oli neist 34 sekundit kiirem ja võidab selle ülesande.
Kas te nägite Eesti krooni esimest korda? ma olen neid näinud, aga ma ei teadnud küll, kui palju on ühe krooni väärtus. Et mul nagu kodus on või olid ja nagu ma olen näinud, aga ma ka ei tea nagu väärtust. Kuidas sulle meeldis sinu tiimitöö, et kas te saite ilusti hakkama? Ja selles ülesandes me saime kuidagi väga hästi hakkama. Kuidas teil see ülesanne läks? Enam-vähem, et meil olid õiged nagu pusletükid või alusel olemas, aga me ei olnud neid veel õigesti kokku pannud, et see läks napikalt. Aga mis te arvate, kas Eesti kroon oli ilus raha? Mulle meeldib euro rohkem. No ütleme see aeg, kui neid pilte tehti nendest kuulsatest inimestest, siis kaamerad olid halvad, seega ma ütleks, et eurod on nii ilusamad. Mulle meeldivad kroonid rohkem. Miks sulle kroonid rohkem meeldivad? See värv. Minu arust ka, nagu ilusad värvid olid, eks ju? Kes need inimesed seal kroonide peal on? Mina tean, et need on need, kes väga siuksed kuulsad, kes on kas lauljad, mingid leiutajad, siuksed tähtsad inimesed, kes rahaühikute peal olid. Karl Robert Jakobson, Liidia Koidula, Anton Hansen, Tammsaare. Praegu ei tule meelde. Ma ütleks, et see on juba rohkem, kui mul endal meelde läks olnud. Enne 3. ülesannet juhib Peetri lasteaed põhikool 14 punktiga. Head võistlejad, kätte on jõudnud 3. ehk tänane viimane ülesanne ja see on tuleohtlik tuba. Pärast pausi näeme, millised tuleohtlikud olukorrad peituvad tänases tuleohtlikus toas ja kas võistlejad need ka üles leiavad. Redeliga! Redeliga! Ahaa, keskuses on veerandfinalistid astumas tuleohtlikusse tuppa. Teil tuleb toas üles leida kõik võimalikud tuleohu tekkimise ja levikuga seotud asjad ja ohuolukorrad ning need ohutuks teha. Iga lahendatud olukord annab teile 1 punkti. Kui te olete valmis, siis 3, 2, 1, läks! Oota, nii, esimene on kohe see ju. Siin riidad ees ja see võib nagu hästi kuumaks minna ja siis need riidad põlema ajada. Kareli loogiline mõttekäik toob võistkonnale sellest ülesandest 1. punkti. Nüüd on vaja veel 7 tuleohtlikku olukorda leida ja need ohutuks teha. Ja see üle kuumeneb ja läheb põlema ju. See on okei. See on ka meie töö. See on pistik, aga siin sees eriti ei ole midagi. See on diivani all. Selle ma peaks... Diivani jala alla jäänud kasutusel olev juhe võib sedasi katki minna või üle kuumeneda ja põlema süttida. Seega tuleks juhe diivani alt välja päästa ja kontrollida, kas juhe on terve ja kasutuskõlblik. See on puidus. Jaa, see. Siin ei lähe väga palju valgust taha, seda pole vaja ju. Tegelikult pole probleemiks see, et valgust on liiga palju, vaid hoopis see, et lamp on ühendatud lahti kerimata pikendusjuhtme trumlisse. Kasutusel olev lahti kerimata trummel võib üle kuumeneda ja põlema minna. 1, 2. Ma ei saa aru, kas seal on päris tuli sees. Või mis sul siin veel olema peaks? Miks suitsuandur siin on, mitte laes? Väga õige küsimus. Suitsuandur tuleks paigutada lakke. Selleks on võistlejatele pandud toanurka ka redel. 2 asja ka. See vaip on pehme. Okei, vaatame vaibale uuesti. Okei, seal pole midagi. Usalda mind. Ma ei usaldasin. Noored otsivad veel viimaseid ohumärke, kuid tundub, et rohkem neid leida ei õnnestu. On kõik tehtud ju. Mitte kõik. Mina ei arva. Enamus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stopp. Kui palju te tavaelus niimoodi vaatate ringi, et kas on tuleohtu? Väga vähe. Iga päev ikka, igaks juhuks vahepeal. Igaks juhuks. Sina oled selline ettevaatlik mees? Jaa. Ei ole. Ära voleta. Sa vaatasid kannu, et see on ka sees. Minul on kogu aeg sees. Kas see ei tohi sees olla? See peab niisama olema. Kulutab elektrit. Vinnipajusti gümnaasium lahendas 5 ohuolukorda 8.
Diivani jala all olevat juhet nad küll märkasid, kuid seda jala alt välja ei tõstnud. Leidmata jäid veel külmkapi taha pandud paberkotid ja ka suitsuandur jäi lakke kinnitamata. Teenisite 5 punkti. Väga hea tulemus. Nüüd siseneb tuleohtlikusse tuppa Taebla kool. 3, 2, 1, läks. Kõigepealt need. Ja ei, ma võtsin seda sellest jaoks. Okay. Telefon ei tohi kohe kindlasti põde all olla. Siis kann ei tohi tööle jääda. Ma just välja. Said ju. Oota, mis asja? Kuhu see siit läheb veel? Siit juba radikas võeti. Siia? Aga miks see lill siin peal on? Peab olema laua peal. Oot, palju me juba oleme teinud? 1, 2, 3. Võistlejatel on hea hoog sees ja pooled olukorrad on juba ohutuks tehtud. Väga hea töö, noored! Üldse nagu pistik, kus ei tohi liiga palju asju jätta. Muidu kui tuleb elektritõkke mingi, siis need võivad ka plahvatada. Võtame selle. Paneme hoopis siit. Paneme hoopis siia. Aga siit tuleb ju, miks me siia seda ei või panna otse. Ja lamp hakkab põlema. Seal ma vaatasin. olemas ju. Ei ole 8 või? 1, 2. Grisette heidab pilgu külmkapi taga olevatele paberkottidele, kuid ei oska nendes ohtu näha. Tegelikult võib külmkapi tagune väga kuumaks minna ja paberkotid võivad süttida. Küünal põles või? Jaa, ma kustutasin ära. Aga siis see oli ju veel üks. Miks suitsuandur siin on? Suitsuandur peaks laes olema. Jaa, suitsuander peab lahe. Seal. Kuidas seda lakke saab? Redeliga. Jaa. Hoiame redelit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. Kas te kodus küünlaid ka põletate? Väga mitte. Aga kui põletame, siis klaasist ümblise sees. Meil on üldse niimoodi, et me paneme lihtsalt elektri selle küünla patareidega. No vot, aga loodetavasti midagi jäi külge ka. Kõige parem viis harjumuste tekitamiseks on ikkagi need läbi teha. Ja mina arvan, et te saite väga hästi hakkama. Mida sellest arvab aga Rasmus ja tema punktid? Saame kohe teada. Taebla kool tegi ohutuks 6 olukorda. Leidmata jäi diivani jala all olev juhe ja külmkapi taga olevad paberkotid. Palju õnne! Teenisite selle ülesande eest 6 punkti. Jälle uus. Järgmisena asub tuleohtu eemaldama Peetri lasteaed Põhikool. Olete te valmis? Jaa! Siis 3, 2, 1, läks! Nii, see ma võtan need riided siit ära, need on radiaatori peal. Nii, see on tehtud. Selle võime ära puhuda. Puhu ära. Nii. Mis see on? See käib. Nii küll. Kustame selle. Ei, see on kinni. Okei. See on külmik, mis ei tööta enam. Jah. Iga külmik. Ka tüdrukute tiim leiab külmiku taha peidetud paberkotid, kuid ei oska neist tuleohtu näha. Saaksime tulega. Seal on midagi. Oh my god. See on veel tuleohtlik. Kas siin on mingi... Mis see on? Mida siis on? Tule. Kappides on äkki. Ettel leiab suitsuanduri. Vaatame, kas nad nuputavad välja, et see tuleks ka lakke panna. Tõmban need välja. Tõmban panevad välja. Jalta juhtmast välja. Panen. Kus siin veel on? Nii. Ettel viskab ka teise pilgu paberkottidele. Aga otsustab need ikka külmkapi taha jätta. Täiesti alla on ka selle... Võtan need kotid sealt ära. Väga tublit tüdrukud. 3. korral saab ka külmkapi tagune tuleoht likvideeritud. Ma ei ulatu siiani. Seal ei olnud midagi. Ei, ma selle võtsin, see oli siin olnud. Radiaator on väljas. Veel oleks. Lamp on tuleohutuse kinni. No see on redel. Nuputage.
sellega, see on kõik korras, see on ohutu. Kuule. nii, aga ta on sees. Sellega ma ei pidanud. Oh my god, kus sa selle leidsid? Siit alt. Kui telefon jääb akupangaga padja alla laadima, võivad nii telefon kui ka laadija üle kuumeneda ja kõige hullemal juhul isegi põlema süttida. Kui me lihtsalt paneme selle kamina juurde. Aga äkki siin mängudes sees? Oota, see on ju see. Kamina juurde vist. Paneme selle siia lauale. Siis tuleb lakke panna. Just nii! Pange nüüd pead kokku ja mõelge, kuidas see lakke saada. Siia peale see. Miks sa selle sinna panid? Ma ei tea. Igaks juhuks. Igaks juhuks. Siit ei ole. Siin taga. Äkki on siin raamat. 10, 9, 8, Ei, siin raamatut taga iga poole midagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stopp! Lõpetage lahendamine. Nii, tüdrukud, kuidas läks siis see viimane ülesanne teil? No hästi. Sest et me ei leidnud lõpus enam väga neid tuleohutus, mingeid Aga asju. mul on selline tunne, et selle kaminaga oli midagi. Kas see peale kamina veel midagi kripeldama jäi? No natuke see redel, äkki see on liiga lähedal. Aha, et redel võib süttida. No ma ei tea, kas see süttib väga. Ma ei tea, kas see süttib väga, aga no see võib väga kuumaks. Väga hea, ma nägin, et Rasmus on punktid kokku lugenud, mis tähendab, et on aeg teie saatust teada saada. Leidsite kapi pealt suitsuanduri, võtsite kätte, ütlesite, see peaks lakke minema ja panite selle kamina peale. Suitsuanduri asukoht on lagil. Aga väga hea tulemus, selle ülesande eest teenisite 7 punkti. Palju õnne! See on väga hea tulemus, tõepoolest võite enda üle väga uhked olla. Te olete minu poolt välja teeninud kõrge 5. Hobori. Viimasena siseneb tuleohtlikusse tuppa Türi põhikool. 3, 2, 1, läks! Poisid leiavad kohe padja all laadiva telefoni ja eemaldavad tühja veekeedu kannu pistikupesast. Tühja kiirkeedu kannu ei tohi alusele jätta, sest rikke korral võib see tööle jääda ja seade võib üle kuumeneda ning isegi süttida. Kas need? Igaks juhuks. Äkki liiguta nüüd siit. Poistel on hea hoog sees ja nad on suutnud 40 sekundiga lahendada lausa 6 ohuolukorda. Leidmata on külmkapi taga olevad paberkotid ja vales kohas asuv suitsuandur. Ma ei tea, mis kõik. Ma ei tea, ma ei leia rohkem. Ma ei tea, vaata, kas see on. Ei, suitsuandur. Mis suitsuandur? Tagu karjuma või? Topi see kuhugi. Ei, see ei hakka põlema. Aga see võiks ju põlengu eest hoiatada. Ma ei tea, ma ei leia rohkem. See juhe. Kui teile tundub, et te olete valmis, võite ka käed üles tõsta ja hüüda valmis. Ei ole. Oota. Palun teha seda siis tiimiga koos. Tahan näha, et kõik olete sellega nõus. No või 3 peal. Oota, las me vaatame täita veel. See juhe. Seal taga ei ole. See pikendusjuhe ei ole. Võta videokotid välja. Need on väga lihtsasti midagi. No vat, kui hea, et tiim ei hüüdnud veel kõik koos valmis, sest nii oleks nad sellest punktist ilma jäänud. Nüüd tuleks ka suitsuandur lakke panna, et ülesandest maksimumpunktid saada ja tüdrukute tiimile järele rebida. Okei, kõik on, ma arvan. No ma ei leia. Ma ei leia rohkem midagi. Kerva, mis sa arvad? Jah, valmis. Jah, valmis. Valmis. Kuidas siis see ülesanne teil välja tuli teie arust? Ma ei tea, ma tõmbasin, enamus asjad saame tehtud juba mingi 3 minutiga. Me tõmbasime kõik välja. Mis tundub ohtlik kõik vooluvõrgust välja? Millal te viimati ära hoidsite mõne tuleohtliku olukorra? Ma ei mäleta. Kas üle-eelmine nädal? Palun räägi meile lähemalt. Mul põles öökapi peal küünal ja ma kogemata läksin taskuretiga sinna pihta ja see taskuret läks põlema. Läksin, viskasin selle ruttu kraanikaussi ja lasin külma vett peale. Kapi peal on suitsuandur. Noored, kuhu käib suitsuandur? Lakke. Laes. Aga väga hästi tehtud. Selle ülesande eest teenisite 7 punkti. Palju õnne! Kõige tublimad tuleohutusspetsialistid olid Türi põhikool ja Peetri lasteaed põhikool. Mõlemad tegid ohutuks 7 olukorda 8.
kõik 3 ülesannet on ilusti läbi tehtud ja nüüd jääb mul vaid küsida, Rasmus, mis meist kõigist saab? Kes neist 4 võistkonnast on pääsenud poolfinaali? Vinni-Pajusti gümnaasium. Te saite kokku 8 punkti ja 4. koha. Taebla kool. Te saite kokku 15 punkti ja 3. koha. Türi põhikool. Te saite kokku 18 punkti. Peetri lasteaed põhikool. Te saite 21 punkti ja pääsesite poolfinaali. Aga ka teised võistkonnad ei pea lahkuma tühjade kätega. Kõik võistlejad saavad kaasa Mattel Gamesi Scrabble'i mängu. Maailma populaarsemas sõnamängus peavad mängijad tähti kasutades mängulaual sõnu moodustama ning teenivad tähtede väärtuse põhjal punkte. See ühendab nutikuse, sõnavara ja strateegia, pakkudes mõnusat mõttepingat igale mängijale. Me kohtame teiega juba järgmisel nädalal, kus me alustame poolfinaalidega ja seal asuvad vastamisi Püha Miikaeli kool Tallinnast ja Holstre kool Viljandist. Näeme!